Täna koome keerdsilmusega soonikut. Sellist soonikut, mis siis paremalt poolt on parempidised silmused keerdsilmused. Kui me teiselt poolt vaatame, siis on parempidised silmused tavalised. Ehk siis parempidine silmus kootakse keerdsilmusega, pahempidine tavaliselt. Sellist keerdsilmusega soonikut on siis päris sageli tehtud kindarandmele, aga sellise soonikuga on ka kootud näiteks Hiiumaa ja Saaremaa kampsuneid. Ringselt on seda veidi lihtsam kududa, sest siis on kogu aeg töö ühtemoodi, aga näiteks Saaremaa kampsunid on kootud just edasi-tagasi tükkidena ja sel juhul on meil vaja õppida ka seda, kuidas siis teiselt poolt kududa. Alustame siis kõigepealt paremalt. Esimese silmuse võime tõsta kudumata ära, kui meil on edasi-tagasi kudumine. Pahempidise silmuse koome siis päris tavaliselt, tõstame lõngavarda ette ja koome tavalise pahempidise silmuse. Nüüd, kui me hakkame parempidist silmust kuduma, siis me pistame varda selle silmuse sisse silmuse tagumisest poolest läbi. Võtame sõrme pealt lõnga ja toome selle siit läbi. Nii pahempidise silmuse puhul jälle lõng varda ette, varras tagantpoolt ettepoole ja tavaline silmus. Ja parempidine silmus siis nii, et ma ei võta siit eestpoolt, vaid silmuse tagumisest poolest, pistan varda läbi, võtan sõrme pealt lõnga ja toon siit läbi ja lasen maha. Niiviisi kui ringselt kududa, siis jätkubki töö ringselt kõikidel ridadel siis samamoodi. Pahempidine tavaliselt ja parempidine töö tagumisest poolest. Parempidine silmuse tagumisest poolest. Kui mul on vaja siis seda kudet kududa edasi-tagasi ja ma jõudsin rea lõppu, siis ma keeran töö ringi ja alustan tagasi kudumist. Esimese silmuse võin taas üle tõsta kudumata ja nüüd tuleb mul keerdsilmusena kududa pahempidine silmus. Selle kudumine võib alguses tunduda väga tülikas, aga pika peale sellega harjub ja varsti ei saa enam arugi, et selles midagi keerulist oleks. Alustan siis nii, et tõstan lõngavarda ette ja nüüd pistan varda silmusesse silmuse tagantpoolt ettepoole ja võtan siis vardale nagu selle silmuse tagumise poole ja pistan siis varda tagantpoolt ettepoole. Nii, nüüd võtan vardaga lõngakeeru ümber varda otsa ja võin selle silmuse toetamiseks panna pöidla algul siia otsa peale, et mul see silmus siit ära ei kaoks ja koon selle läbi. Parempidise silmuse koon tavaliselt ja jälle pahempidine. Lõng varda ette, varras silmuse tagumisest poolest, tagantpoolt ettepoole, siis koon tavalise pahempidise silmusega, võin siis pöidlaga algul toetada seda silmust. Seda on võib-olla kõige keerukam teha siis, kui silmused on väga väikesed ja väga tihedalt ümber varda. Et siin peaks katsuma hoida sellist parajat pinget, samas mitte ka liiga lõtva. Parempidine ja siis pahempidine tagumisest silmuse poolest. Nii. Paremalt poolt siis paistab see soonik nagu tavaline ja paremalt poolt siis selline ilus keerdsilmustega soonik.